Tere hommikust ja tere tulemast Springmassi esimesse päeva. Kell on 9 ja täna on mul trennist puhkepäev. Mul on 2 trenni sellel nädalal tehtud ja 2 veel teha. Aga ma mõtlesin, et ma võiks ikkagi seda päeva alustada väikse liikumisega ja mul on siin 2 taskusõbrannade pakki teele panna ja ühtlasi ka endal 1 pakk võtta. Nii et ma lähen jalutan pakiautomaadini, panen pakid teele, võtan oma paki ja siis tulen koju ja siis vaatame juba edasi. Vlogmassi ajal ma ei pannud endale eesmärgiks seda, et ma pean trennis ikka 4 korda nädalas edasi käima ja sammud täis saama. Ja ma arvan, et see oli minust üsna tark, sest ma tegin seda esimest korda ja ma ei teadnud, kui palju ma jõuan. Nüüd millegipärast ma olen arvamusel, et ma nagu saaks hakkama, kui ma endiselt hoiaks oma trennirutiini ja prooviks ikka oma 7000 sammu ka täis saada. Võib-olla see on delusional, ma ei tea. Aga ma olen jaanuarist saadik nagu väga korralikult trennis käinud. Vist on olnud kas 1 või 2 nädalat, kus ma käisin siis 4 trenni asemel 3. Aga muidu ma olen olnud väga konsistent, sammud on kogu aeg olnud 7000 täis ja nüüd alles ma tunnen nagu seda, et see tuleb loomulikult või et ma kuidagi ei pea ennast nagu nii palju sundima ja suruma, et kuidagi lähen nagu suht hea meelega trenni. No, mõni hommik ikka raske, aga et see võttis 3 kuud aega, et tekiks see tunne. Nii et ma ei tea, mis 21 päeva asja räägitakse, et harjumusi luua, no mul läks küll kauem. Kuigi ma olen nagu trennis juba aastaid käinud, aga nagu nii korralikult ma ei ole varem. Aga mõtlesin, et kui midagi muud ei ole, siis ma prooviks kas või kummagi nendest hoida eesmärgipäraselt. Või nagu, et kui ma ei saa samme täis, siis ma vähemalt pean tegema 4 trenni nädalas ja kui ma ei saa trenne täis, siis mul peab 7000 sammu päeva keskmine tulema. Või nädala keskmine päeva kohta, mida? Vot, nii et loodame, et läheb hästi sellega. Ma olen lihtsalt nagu nii rahul enda järjepidevusega, et ma ei tahaks seda ohverdada. Hommikusöök on söödud ja räägime natuke lähemalt Springmassist. Ehk siis alates tänasest kuni aprilli lõpuni vlogin iga päev. Ma üritan samamoodi nagu vlogmassiga teha nii, et mul oleks iga päev kell 5 video väljas. Kui peaks juhtuma mingil põhjusel, et ma kella 5 ei jõua, siis tuleb hiljem. Aga üldiselt üritan kella 5 ja ma tahaksin teha jälle seda igapäevast küsimustele või küsimusele vastamist. Ehk siis te võiksite iga video alla jätta mulle mingisuguse küsimuse. See võib olla kas midagi video kohta, videos näidatu kohta, see võib olla mingi üldisem küsimus, see võib olla midagi, mis sul on kripeldanud, kas või mingi ilutoote kohta küsimus, ükskõik, mis sa tahad teada, sa võid küsida. Ja iga vlogi lõpus valin ma siis välja 1, võib-olla mõnikord ka mitu küsimust, millele vastata. Ja ma arvan, see on nagu tore segment iga vlogi lõppu. Ja selleks, et teid motiveerida küsimusi küsima, siis mul on teile päris palju auhindu. Mul on rohkem auhindu, kui mul oli vlogmassis. Et mul on siis igaks nädalaks 1 enda kokku pandud kingipakk teile, kus on igasuguseid ilutooteid. Ja siis on mulle appi tulnud ka mõned ettevõtted, kes on välja pannud teile siis auhinnad. Nii et on siin põnevaid asju tulemas. Ja ma näitan teile kohe siis selle nädala auhinda. Need, mis ma olen ise kokku pannud, need tulevad siis iga nädala lõpus pühapäeval. Teie jaoks jõuab siis esmaspäeval üles
see vlog, kus ma loosin võitja välja. Loosimine toimub siis random number generatori abil, ehk siis kõigepealt ma valin suvaliselt ühe video, mille alt võidu kommentaar tuleb ja siis sealt omakorda valin siis suvalise kommentaari, kes võidab kingituse. Ja ideaalis, kui sul on Instagrami konto, siis sa võid oma küsimusele ka lisada enda Instagrami konto, siis ma saan kohe sinuga sealt kaudu hästi kiiresti ühendust võtta, aga kui ka ei ole Instat, siis kindlasti leiame viisi, nii et ei ole hullu. Sellel nädalal siis, kusjuures see nädal on meil poolik nädal, nii et võiduvõimalus on selle võrra suurem, on mul siin teile selline kinke pakk. Kõigepealt on siin iluvitamiinid kummikommide kujul. Siis on mul siin Invisibobli selline fun scrunchie. Maybellini Falsies Lash Lift ripsnudušš ja NYXi This is Everything Lip Oil, siuke õrna punaka tooniga. Ja siis on mul siin Smoothie Skin Peach Cleansing Cream, Peach Barrier Cream ja Peach Barrier Toner. Ja siis panin lihtsalt proovimiseks siia ka Ultimate Beauty need Collagen Beauty Gummis testerpakikesed. Nii et vot sellise karbi saab siis keegi endale see nädal võita. Ja need ettevõtete poolt välja pandud auhinnad, need tulevad siis kuidagi niimoodi riburadamisi siin ka videote käigus välja. Ma olen ise täiega excited, sest et tõesti see vlogmas mulle nii meeldis. Ma loodan, et see tuleb meil ka siin väga tore. Ja kuna meil ei ole nüüd igapäevaselt advendikalendrit, mida avada, siis ma mõtlesin, et mis võiks olla iga päev selline tore asi, mida ma teha saaksin. Ja algselt mõtlesin, et ma osalen Maariti aprillikuu challenge'is. Kes ei tea, siis Maarit teeb aprillis sellist kevadkoristuse challenge'it, mis tähendab seda, et iga päev vastavalt kuupäevale viskad sa siis nii palju asju ära. Et kui on 4. aprill, siis viskad 4 asja ära, kui on 12. aprill, viskad 12 asja ära ja niimoodi lõpuni välja. Me arvutasime kokku ka, ma ei mäleta seda täpset numbrit, aga kokku see on üle 400 asja. Nüüd ma olen täiesti kindel, et kõikidel inimestel ei olegi kodus 400 asja, mida ära visata, aga ma usun ka, et väga paljud võivad olla üllatunud, kui palju asju neil tegelikult oleks ära visata. Et sinna hulka ju oleneb, kuidas sa loed, aga sa võid ju ka üks sokk on üks asi, on ju. Näiteks teed oma sokisahtlis korrastust, pesusahtlis, vaatad köögikapid üle, mis iganes kellelgi kodus on ju. Et siukene natuke mängulisem viis lihtsalt asjadest lahti lasta, mida sul ei ole vaja. Nii, see oli mu algne mõte ja ma olen tegelikult kuni tänase päevani seda challenge'it teinud, aga ma avastasin mingi 2 päeva tagasi äkki juba, et kui ma ikkagi hakkan mingit ala oma kodus koristama, olgu selleks mingi sahtel või mingisugune riiul või ma ei tea, esik on ju, siis mulle ikkagi meeldib terve see piirkond tervikuna ette võtta ja võib ju juhtuda, et mul on käes on ju 9. aprill nagu täna, aga mul tuleb hoopis 13 asja, mida ma tahaks ära visata. No siis ma ju viskan 13 asja ära. Nii et ma arvan, et ma ikkagi seda challenge'it ei tee, aga ma mõtlesin, et ma räägin sellest, et võib-olla kellelgi läheb pirn põlema, et see oleks nagu minu jaoks siuke hea viis asjade äraviskamiseks või taaskasutuskeskusesse viimiseks, et sa ei pea just ära viskama. See on lihtsalt, et vabaneda, et kas siis maha müüa, viia kuskile või ära visata. Et ma mõtlesin, jah, sellepärast räägin, et võib-olla kedagi inspireerib. Et see on nagu jah, ma tean, et Maaritile meeldivad sellised süsteemid ja meeldib võib-olla enda jaoks kohati nagu mingeid asju ka lõbusamaks teha, et siis see on lihtsalt üks viis. Aga mina siis ikkagi lihtsalt selle Springmassi jooksul koristan erinevaid kappe ja sahtleid ja riiuleid oma kodus ja jagan seda teiega ja minu eesmärk on ikkagi aprilli lõpuks
see, et ma oleksin vabanenud kõigest üleliigsest ja et ma tunneksin seda, et mul on kodus ainult vajalikud asjad, mis mulle meeldivad, mis toovad mulle rõõmu. Ja ma tahaks nagu seda sellist kerguse tunnet, et mul ei ole kuskil mingisugust sahtlit, mis on täiesti mingit pudi-padi täis ja ma ei tea ise ka, mis seal on. Et ma seda tunnet üldse ei taha enam. Ehk siis koristamine on siin kindlasti plaanis, ma arvan, täna teeme juba algust. Ma arvan, täna küll alustame nagu millegi kergemaga, aga siis vaikselt mind on ees ootamas üks väga raske koristuspäev. Ma ei tea veel täpselt, millal ma selle teen. Aga ma ei tea, kindlasti kõigile see otseselt peale ei lähe, aga loodetavasti mõnele teist siiski meeldib ja äkki inspireerib ennast ka kodus koristama. Et ma tean, et see võib olla siuke raske asi, mida ette võtta. Aga see Springmas saab olema palju enamat kui koristamine. Et mul on siin midagi põnevat plaanis, midagi sellist, mis ka Vlogmassi jooksul toimus. Ja mul on üks makeover plaanis. Ja taskusõbrannade sünnipäeva vestlusõhtud, mõlemad mahuvad siia Springmassisse. Nii et te saate näha kõiki ettevalmistust selleks ja üldse ma arvan, et tuleb päris äge ja põnev. Ja läheme täiega sellesse kevade vaibi, siin on küll vahepeal ju tuli lumi maha, on ju, see viis mind täiesti kuskile musta auku korraks. Ütlen ausalt, aga me tuleme sealt mustast august välja, me naudime päikest, kevadet nii palju, kui seda on ja vaikselt liigume suve poole. Nagu ma mainisin, siis alustame kergematest asjadest koristamisega, ehk siis ma olen oma elutoa telekakapi juures ja ma mõtlesingi, et vaatame mõlemad need sahtlid läbi ja siis vaatame need raamatud ka üle, mis mul siin on. Ma ütlen kohe ära, et kuna mul on ühetoaline korter, siis mõned asjad tunduvad veidrates kohtades võib-olla inimestele, kellel on rohkem kui üks tuba ja neil on asjadele hästi kindlad kohad. Mul on ka asjadele väga kindlad kohad, aga mõned neist võivad tunduda veidrad. No kui sa oled mu videosid vaadanud, siis sa mu nagu mitte koduehitusega. No sa oled kursis sellega, kus mul miski asub ja milline mul see kodu välja näeb, on ju. Ehk siis mu meigilaud, ma kasutan seda peamiselt meigilauana ja töölauana, see on seal pool. Ja siis siin, selles sahtlis, on minu juuksehooldustooted ja fake tan. Mingi aeg need olid mul korvis, mis mul on laua kõrval, kus mul on kõik juukse masinad, nagu lokitangid, sirgendaja, Dyson, kõik asjad on seal. Aga see läks nagu liiga lagaks, nagu, et kui mul olid need juuksehooldustooted ka seal vahel ja siis mul on päris mitmed erinevad lokitangid, on ju. Ja siis otsi sealt vahelt ja ühesõnaga ma läksin närvi. Nii, pikk sissejuhatus, aga siin on mu patsikummid, klambrid ja juuksehooldustooted ja fake tan. Sest fake tani ma teen tavaliselt siin toas, mitte vannitoas. Vannitoas on tihti niiske ja ma tahan, et oleks kuiv keskkond seal, kus ma teen fake tani. Ehk siis seetõttu on see ka siin. Ja ma usun, et mul on siin mingid tooteid, mis on kas expired, mida ma ei kasuta. Et nagu siit saab midagi välja sorteerida. See Keratherapy Rapid Rescue Shine Repair and Protect on praegu toode, mida ma kasutan igapäevaselt kuumakaitsena. Nii, see jääb alles. Siis ma olen siin katsetanud seda Nobi isepruunistajat, seda näitasin oma viimases vlogis. Seda kasutan. Siis mul on siin Bondi Sands, mida ma ükskord vist pidin hädapärast kasutama. Mulle tegelikult nagu kunagi väga meeldis see Bondi Sands ja ta jätab väga ilusad tulemuse, aga mulle enam see lõhn absoluutselt ei meeldi või nagu, mitte isegi, et ei meeldi, aga ta on minu jaoks nii äratuntavalt see isepruunistaja lõhn, et ta seetõttu lihtsalt nagu häirib mind.
päeva jooksul või kui ma ööseks panen peale, siis ta häirib mind öösel ka. Aga no kuna ma olen teda kasutanud, siis ma nagu ma jätan ta alles, ma lihtsalt ilmselt panen ta, ei, ma võin ta siia ka jätta. No see on lihtsalt varuks siis. Siis on mul siin Isle of Paradise, mida ma kasutasin ennem seda Nobi. See on üks mu lemmikuid ja sellepärast on mul seda siin lausa varus. Issand, need on natuke erinevad need pakendid. Aga ma ostsin midagi ise, vist 2 tükki ostsin ise ja siis ma sain kingituseks ka, nii et sellepärast mul on 103 pudelit, aga ei ole üldse probleemi mul see ära kasutada. Siis mul on siin väike jääk Olaplexi Dry Shampoo'd. See on normaalne, aga ta on nagu selline, et kui juuksed on väga õrnalt mustad, siis ma saan teda kasutada, aga kui on juba nagu mingit heavy dutymat asja vaja, siis ma kasutan ikkagi oma Batistat. Asjade korgid lihtsalt nagu rändavad mul tihti, ma ei tea kus. Siis mul on siin juukseparfüüm. See on tegelikult päris mõnus siuke värske lõhn. Seda ma küll unustan teda kasutada, aga ma võiks. Siis jälle asi, mida ma unustan tihti kasutada, on see hyaluroonhappe juustele. Siis mul on siin väga mõnusa peach lõhnaga Douglase kätekreem. Seda kätekreemi ma pean ütlema, et ma üldiselt väga religioosselt ei kasuta, kuna mul on ka see hüperhidroos, ehk siis mu käed tihti higistavad, siis mul on naturaalne niisutus. Juhu! Ehk siis mul ei ole tegelikult nagu enamasti kätekreemi vaja, aga iga kord, kui ma panen fake tanni, siis ma kasutan kätekreemi ja seetõttu enamasti mu käed on fake tanniga väga ilusad. Nii, siis mulle väga meeldib see I Want Body Texture Spray 11 Australia poolt. Vot kui sa tahad kohevust juustesse nagu juukse juurtesse, siis see asi on see, mida sul on vaja. Nagu ma ei ole midagi teist sellist kasutanud. Heat Protecting Spray. Aga see oli minu arust siukse paksu konsistentsiga ja sellepärast ma ei ole seda kasutanud. Aga ta on lahtine. No mis ma nüüd siis teen? Ja siis mul ongi, see on lahtine. Siis ma ju ei müü seda maha. Ja nagu kui see ei ole mingi mega hea asi, siis ma ei paku seda oma sõbrannadele ju ka. Ja siis ma jätan selle alles lihtsalt. Ma ei tea. Oi, mingi väga vana juukseõli. Ma ei hakka sellest isegi rääkima. Siis seda ma ei kasuta ka. On mingi mini see Protect and Prep spray. See on väga hea reisidele ja seda ma arvan, et ma võtsingi viimati mingile reisile kaasa. See jääb kindlasti alles. Oi, Frizz Killer Serum. Oh my god, ma olen sellest nagu mingi pool ära kasutanud peaaegu või vähemalt 1/3 tähendab. See mulle meeldis mingi aeg väga, aga nüüd ma ei ole seda ammu kasutanud. Ja see on kindlasti expired, nii et ma juustesse ma julge expired asju panna. Mis asi see on? Mis asi see on? See on see. See on see õli, mis Kaisa advendikalendrist tuli. See, mis peaks nagu tuju tõstma. Väga mõnus. Nii, mingi ratchetiks läinud scrunchie. Teine scrunchie. Saint Moritz, võt seda ma nüüd küll ei kasuta. Shine and Style spray. See mõte mulle hästi meeldis, et ta nagu jätab juuksed läikima, aga minu õhukestesse juustesse ma ei saa siukseid nagu gloss spray tooteid panna. See lihtsalt ei jää ilus. Liiga raske minu juuste jaoks. Seda ma võiks Kaisale pakkuda. Ma arvan, et tema juukse tüübile siuke asi sobib palju paremini. Juuksevaht, seda ma ikka kasutan siin. Siis see on mu halole siukene seerum, mida ma kasutan, et läiget juurde anda vahepeal. Mis õudus. Nii, mingi vana mitt ei kasuta. Ritchie, see samamoodi siuke Maximum Brilliance Protect and Shine spray, aga samamoodi ega see ka väga mulle ei sobi, aga saan Kaisale pakkuda. Dušigeel Ritualsi oma mini. Ma panen need kuskile mujale, need on avamata tooted ja need võiksid mitte siin olla. K18, seda on mul veel alles, olen kasutanud. Ei oska nagu, ma ei tea.
seda K18 nagu nii hullult kiidetakse, aga mina isiklikult ei ole näinud nagu mingit nii oh my god, vau efekti, et ma julgeks kõigile soovitada, et nagu pange oma raha sinna alla. Ja siis on mul see volüümi keelkreem, uuem asi, mida kasutan. Ja nii, siin on kõik need, siin vist ei ole midagi ära visata, siin on mu scrunchid, mis võtavad palju ruumi, tavalised patsikummid, jah, siin on normaalne. See näeb veits rõve välja, nii et tuleb puhastada. Ja I'm just a girl. I'm just a girl. Kollane ja siuke pruun siin on fake tan. Ja ma ei tea, kuidas see on igale poole saanud. Ma tõesti ei tea. Ja mul on endal ka rõve, nii et please don't judge me. Meil kõigil on kodus mingisuguseid musti kohtasid, on ju. Õnneks ma olen siia pannud nagu selle kaitsekihi põhja, et see sahtlipõhi ise ei ole nagu rikutud ja siit pealt tuleb suht kergesti kõik mustus maha. Ma ütleks, et ma olen nagu selle progressiga rahul, et siin on kõik asjad, mida ma kasutan ja saime ruumi ka juurde ja sain mingitest asjadest lahti. Ja vaadake meil kõigil, vähemalt ma loodan, et ma ei ole selles üksinda. Meil on kodus see üks sahtel, kus on kõike. Pudipadi sahtel ja minu kodus see sahtel on siin. Jällegi, please don't judge me. Ja siit ma loodaks nüüd küll teha korraliku revideerimise. Siin nagu põhiliselt peaks olema lauamängud ja tehnikavidinad. Iseenesest minu poolest ta võib selleks komboks siia jääda, aga nagu me näeme, see siin ei ole normaalne. Okei. Kõigepealt mul on siin see Guess Who, mille ma sain Maaritilt jõuludeks. Siis mul on siin Doble, mis pole minu oma. Minu arust on Kaisa oma. Aga siin ta on. Siis on mul siin klamber. Lilla klamber. Täiesti uus pakis. Siin oli ka komplektis must. Seda musta ma olen kasutanud. Huvitav, kus see must mul praegu on. Äkki seal karbis. Sest et mulle täiega meeldib see must klamber. See on Invisible'i oma. Igal juhul, seda lillat ma ei kasuta. Ja selle ma saaksin anda kas kellelegi teist või äkki mõni sõbranna tahab. Igal juhul, mul lihtsalt ei ole väga palju lillaseid asju ja ma ei oska, nagu see ei sobitu. Aga endale ma seda ei jäta. Siis on mul siin Invisible'i peavõru, mis on nagu hästi kerge peavõru ja ta ongi selle mõttega, et ta ei pane su pead valutama. See on olnud mul, ma arvan, mingi 4 aastat vähemalt. Ja ma olen seda kandnud 1 korra. Mulle hullult meeldib see mõte sellest, et ta on nagu kerge peavõru. Aga no ma ei kasuta seda. Nii et nagu... Et selle ma võib-olla viiks riidekonteinerisse. Ta on kena, no ma ei viitsi teda müüa. Kes see ostab peavõru mingi jagast? Ma ei tea, võib-olla keegi muidugi ostab. Siis mul on luhta läinud ost. Minu arust vähemalt, ma ei tea, ma tellisin õele Hello Kitty telefoni ümbris, aga ma vist tellisin vale. Aga ma igaks juhuks ei viska seda ära, sest et vaata mõnel mudelil on see, et see võib sobida mitmele. Ma ei tea, äkki see sobib ikkagi talle. Ma tean, et Hello Kitty talle nüüd jälle meeldib. Vahepeal ei meeldinud. Igal juhul ma pean seda temaga konsulteerima. Siis on mul siin, kui ilusad Invisible'id.
Oh my god, how cute, issand. Need me paneme kohe siia kõrval sahtlisse. Kunagi mu juuksasjad olid siin sahtlis. Siis mul on nagu nii prügi. Täiesti uus karp, issand kui nunnud. Jällegi neid ma võiks ju kasutada. No samas palju ma neid patsikumme kasutan, mitte super palju. Ja samas need on ilusad, nagu, et ma võiks ju need endale jätta, mis ma nendest ikka kingin. Kellele ma kingin? No ma tean, Laurale meeldivad need Invisible'id, aga ei, nagu vaadake neid. Need on toredad, ma jätan need endale. Reaalselt, miks mul on hand sanitizer, see pakike siin. Siis mul on kehtetud Cinnamoni piletid, väga kahju. Ei kasutanud õigeaegselt ära. Mingisugune kotike. Ma ei tea, kas see asi ka siin on, mille ümber see on olnud. Siin mul on Birthday Girl see. Kas ma seda kunagi veel kannan? Ma ei tea, aga äkki ma saan seda laenata kellelegi, kes tahab. Ma ei tea, aga ta võtab ruumi ja ta on nagu siuke random asi. Äkki ma mahutan ta sinna. Nii, siis on jubinad, mida ma kasutan iga nädal kõva ketas ja siis kuna minu Macil ei ole seda USB auku, siis mul peab vahejupp seal olema. Vaadake seda mini tripodi. Ma tegelikult tellisin selle sellepärast, et siin küljes oli see telefoni hoidik, mida mul oli vaja oma tavalise tripodi otsa, nii et ma panin selle sinna. Aga mõtlesin, et tegelikult seda saaks isegi kasutada, et kui tõesti ei ole kotis üldse ruumi, sest et mu see teine tripod ikka on nagu niisugune korralikult nagu massiivsem, siis nagu see väike ikkagi sa saad nagu veits nagu midagi teha sellega. Nii et see on täitsa asjalik. Marker. Siis mingisugune varu iPhone'i laadija. Peavõrud. No tegelikult ma ei kanna neid peavõrusid. Aga nagu ma ostsin selle eelmine aasta ja see on nii cute. Ja see on ka cute. No, ma proovin nad mahutada pärast sinna. Siin mul on klaasimaali need markerid sünnipäevast. No ma neid ära ei viska, ma ei tea küll, kas ma neid kasutan, aga see Ideal of Swedeni ümbris. Ta servis mind aastaid, aga nüüd ta on juba omadega täiesti läbi, nii et viskan ära. Siis mul on taskulamp siin, võib vaja minna. Siis avatud kaartidega kõige parem kaardimäng muidugi. Siis vana äsk. Siis veel üks äsk. Ma võiks selle ühe äski anda kellelegi. Samas nüüd on nagu imelik, et mul on oma kaardimäng. Ja siis ma kingiks kellelegi selle või. Aga äkki ma lisan selle mõnda Springmassi loosipakki. Ma ei tea. Siis mul on siuke Burgundy phone case. Ma tellisin selle siis, kui oli Burgundy hullus ja ma ei ole seda kordagi kasutanud. Äge. Akupank. Barbie Uno. AirPods. Nagu kas mul on vaja neid. Ma võin igaks juhuks need kõrva jubinad ju alles hoida. Siin on USB-C laadimisjuhe. Aga ma laen neid kogu aeg oma tavalise selle vana, mis iganes USB bla bla bla. Või ma ei tea neid otsade nimesid, igatahes siin on see uuem ots. Miks see siin kaasas on? I am so confused. Siis on mul isegi mu vana AirPodside case siin. No miks mul üldse need alles on? Need ei tööta. Siin on mu see ühekordne kaamera, mida ma kasutasin Prahas ja siin on veel alles 2 pilti. Ma pean need ära tegema, sest siis ma saan lõpuks nagu ilmutada need. Oh my god! Mul on Airguru kinkekaart, mis veel kehtib. Kuigi ma hiljem sain aru, et ma jagasin seda stories, seda kinkekaarti niimoodi, et seda koodi oli näha, nii et võib ka juhtuda, et keegi
pahatahtlik inimene kasutas selle minu eest ära. Okei, vaatame. Mul on jõulukaart, mille ma olen teinud oma perele 2023 aastal. Miks see minu käes on? I am so confused, ma ei tea. Oh my god, naljad. See oli kunagi mu lemmikasi, see pisikene miniraamat. Võtame siit ühe hea nalja. Võtame linnu naljad, oh my god. Te teate, ma kardan linde. Oh my god, need on nii totakad. Prääks! Ja siis teine lind ütleb talle. Ma arvasin kohe, et sa nii ütled. Okei. Nimetage 2 lennuvõimetut lindu. Jaanalind ja surnud papagoi. Mis on tulemus, kui ristata kirjatuvi rähniga? Lind, kes enne kirja toomist koputab? Miks päike nii kaugel on? Et linnud pead ära ei lööks. Okei. Need on nii totakad naljad, aga I loved it. Ja siis mul on veel see tõsiselt räägid mäng ka. Seda ma pole ammu mänginud. Oh my god, see koristamine on mind täitsa läbi võtnud ja mul on tolmuallergia ka, nii et kui see nagu igapäevaselt ei väljendu mul, aga kui ma rohkem nagu mingi tolmu kuskilt pühin või tolm lendleb nagu, siis mu silmad muutuvad täiega tundlikuks. Issa mu ripsmed tunduvad praegu nii tihedad. Mul ei ole värvitud ega midagi. Igal juhul. Ehk siis mu silmad on veits siuksed saepurused ja tegelikult on aeg lõunat süüa. Mul on alles eilsest juustuga makarone ja siis ma teen kana ja väikse tomati hapukoore kastme / salati. Vaatame siis viimase sektsiooni ehk siis mu raamatud läbi. Imede hommik. Ma saan selle raamatu mõttest aru ja siit on kindlasti midagi kaasa võtta, aga ma ütlen, et okei, nüüd kui ma hakkasin sellest rääkima, siis ma olen järsku nagu, et ma tegelikult nagu ma mäletan selle raamatu nagu põhimõtet, aga kas siin öeldi, et tõuse kell 5? Midagi siin oli igatahes jah, see, et tõuse võimalikult vara. Et siis sa saad nagu juba päeva alguses, enne kui kogu maailm tõuseb, igasuguseid toredaid asju teha oma hommikuga. Ja ma kindlasti nõustun sellega, et see toimib paljudel inimestel. Aga mina olen oma elu jooksul aru saanud, et ma olen pärastlõuna inimene ja ma olen kõige produktiivsem vahemikus kell 1 kuni kell 6. Ja ma ei soovi tõusta kell 5. Ma võin, kui mul on vaja midagi teha, absoluutselt, ma võin tõusta vara ja seda kindlasti tuleb mu elus ette, aga kui ma ei pea, siis ma ei sunni ennast. Nii et seda raamatut ma ei jäta endale. Mina olen väärtuslik. Greet Rosin. Selle ma sain minust Empsilt selle raamatu. Ja see tundus huvitav, ma ei ole seda siiamaani lugenud. Mul oli vahepeal mingi üleküllastumus self-help bookidest. Sellest on nüüd möödas 7 aastat, ma arvan, kui mul oli see üleküllastumus ja nüüd ma vaikselt pistan oma varvast jälle sinna. Ja tegelikult see tundub nagu, et ma võiks seda raamatut täitsa lugeda. Nii et selle ma jätan, kuigi ta on mul olnud juba ka mõnda aega. Love Light Farms. Seda ma lugesin jõulude ajal. See oli tore, aga ma rohkem teda ei loeks, nii et selle ma vaatan, kas ma müün maha. Vaevalt, et keegi midagi praegu tahab osta. Jõuluteemalist raamatut Mixed Signals, see on mul veel lugeda. Addicted to You, selle ma sain ju oma advendikalendrist, seda ma ei ole ka lugenud, seda saan lugeda. Love and Other Words, see mulle väga meeldis, selle jätan alles. It Happened One Summer oli minu raamatute teekonna algus, nüüd siin 20. teises pooles. Romance raamatute teekonna algus siis, nii et see jääb minuga.
siin on väiksest kaisast pildid. Ma ei tea, kas ma olen neid näidanud, aga ma ühte näitan. Look at this. So cute. Ma ei tea, miks nad siin on. Ma peaksin nad kuskile mujale panema. Siis lugesin selle läbi, The Love Hypothesis. See oli täitsa tore, aga uuesti ei loeks. Siis Things We Hide From The Light on Kaisa raamat, selle ma peaks talle tagasi andma. Siis mul on siin mingid 2 joonistatud asjandust, mis ma nendega teen, no viskan ära. Siis Emily Henry Happy Place. See oli nagu täitsa tore, aga mulle meeldis üks teine Emily Henry raamat rohkem. Ma olen järsku nagu, kus see mul üldse on. Kas see on Kaisa käes? Ma ei tea. Aga seda ma vist uuesti ei loeks. Nicholas Sparks, The Wish, loved it, cried ja see jääb minuga. Ma panen tahapoole need, mida ma olen lugenud või mida ma kavatsen hiljem lugeda ja ettepoole need, mis võiksid olla eelisjärjekorras. Things We Left Behind, see on selle sama sarja raamat, mis on Kaisa oma, need annan talle tagasi. Siin on minust ja emmest pilt, kui ma olin piisikene, very cute, jällegi ma ei tea, ma pean selle kuskile panema. Oh my god, ma olen täiesti unustanud, et mul on eesmärkmik. Ma ei ole väga hea niisuguste eesmärgi märkmike täitja. Ma tean, mis mu eesmärgid on ja siis ma vaikselt töötan nende kallal. Aga samas võib-olla mingil hetkel see võib väga vajalik olla, nii et ma kindlasti sellest ei loobu. Mile High, selle sain kingituseks, seda ei ole ka veel lugenud. Issand, mis siin toimub? Siin on mu vanaisa raamat. Kivis on elu ja mõtiskelu. Siin on siis mu vanaisa luuletused. Nii et selle paneme ka siia. Igal juhul, kui sul tekkis huvi mõne selle raamatu vastu, mida ma näitasin, millest ma ise loobun, siis ma panin need kõik just jagasse ülesse, et tõesti ükski nendest raamatutest ei ole halb ja nad kõik meeldisid mulle. Et ma ütleksin ausalt, kui mulle miski ei meeldinud, aga ma olen selles osas ka nagu üritan väga realistlik olla, et nagu mida ma uuesti loeksin. Ja ei ole väga palju raamatuid, mida ma loeksin 2 korda. Et need on nagu mingid makspärlid, mida ma siis loeksin mitu korda. Vot. Ja jah, enamus nendest olid siis sellised romance raamatud. Nii, ja nüüd on aeg teha ära oma 7000 sammu, nii et ma lähen ja kõnnin veits kaugemal olevasse poodi, kus on ka Pepko, mul on vaja mingit koristusasju juurde osta ja võib-olla vaatame, mis seal veel toredat on. Ja ühtlasi jah, siis ma saan oma sammud tehtud ja see ongi tänaseks nagu viimane asi to-do listis. Nii, ma olen kodus tagasi ja mul on täis 7600 sammu vist, nii et juhu väljas sadas hetk tagasi nagu mingit lumelaadset asja. Aga ma teen teile kiire Peppo hauli, ma ostsin sealt ainult 3 asja. Ja pean ütlema, et kuna lihavõtted jätavad mind täiesti külmaks, ma ei ole seda püha mitte kunagi pidanud, nagu ma ei oska sellest midagi arvata, kuidagi need jänesed ja munad ja see kõik tundub mulle nagu nii lambi, siis praegune see Pepko üldine kollektsioon ei tekitanud minus nagu mingeid
ülimaid emotsioone. Aga kellele kõik see stuff meeldib, siis seal on palju nunnusid asju. Aga mina ostsin sealt need microfiber puhastuslapid. Siin on muidugi mingid mõttetud ka vist. No kuskil ikka saab kasutada. Osad need mulle ei meeldi nagu peegli puhastamiseks, mis on niisugused nagu karvasemad. Et mulle meeldib nagu kas see või siis see. Aga jah, 2 euri mõned maksid ja siin on 5 tükki neid. Ja siis seal olid sellised aquamarkers. Ma ei tea tegelikult nagu, mis asi see täpselt on. Võib-olla proovime kohe. Ja siis ma ostsin ka vesivärvide selle ploki. Väga paks paber. No ma praegu siit koladesti nüüd rebisin ühe. Ma ei saa aru, mis asjad need markerid on. Nagu, kas ma pean neid kuidagi veega aktiveerima või nagu mis siin toimub. Kuskil ei ole õpetust siin ka. Need igatahes need markerid olid 5 euri. Ja siis see plokk oli 2,50. Ahah. Pastel pink. Ma ei tea. Ta on nagu mingi õrn marker, nagu oleks veits tühjaks saanud, aga võib-olla ma lihtsalt nagu ei tea. What's up, what's good. Mingi siukse lillekese ma siia tegin, aga ma ei tea nagu. Ei, no see on full marker lihtsalt. Oh my god. Miks see neoon kollane on? Pastel yellow on kirjas ja see on reaalselt neoon. Okei, see on veits pettumust valmistama, ostsin lihtsalt endale mingeid markereid nagu terve posjoon. Täna ma arvan, et mul rohkem teile midagi põnevat ei ole ja täna mul ei ole teile veel küsimust ka vastata, aga kindlasti jäta küsimus alla ja siis homme ma saan juba valida ühe küsimuse ka. Ja suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba homme. Tšau!